Kui sa ehitad toodet, mis peaks toimima siis väga paljudes erinevates riikides, kultuurides, siis sa pead ka ehitama ettevõtte, mis opereerib sisemiselt väga palju erinevates riikides ja kultuurides. Räägime natuke sellest ettevõtja perspektiivist ka, et väga paljud ettevõtjad soovivad sellist kiiret kasvu ja suured käibed lühikese aega saavutada, et teil on see õnnestunud ja räägi, kuidas siis on teil õnnestunud, kas on töötajad, on see edu olnud, kui palju teil täna töötajad üldse on ja kui pikad su enda tööpäevad täna on? Meil on 62 inimest tööl Eesti ja Inglismaa vahel. Me tööpäevade pikkus, ma arvan, et muud tööpäevad on nagu enam-vähem standardse pikkusega. Võib-olla ainuke vahe on see, et on väga intensiivsed, et tihtipeale peab siia 80 tunni vahele mahtuma lihtsalt meeletus koguses erinevaid kas koosolekuid või otsuseid, et võib-olla see on nagu erinev, et ikkagi ma aeg-ajalt imestan, et kuidas saab nagu elu järjest kiiremaks minna, isegi pärast võib-olla kui TransferWise'is me suutsime tohutut kasvu teha, siis elu ikka läheb kiiremaks, et see on nagu huvitav. Mis sinu roll täna on? Kui hands-on sa täna igapäevases tegevuses oled? Mul on selles suhtes, et enamus asjadeks on nagu väga tugevad tiimid, aga meil ei ole täna ettevõttes arvatel ühtegi inimest, kes nagu oleks hands-off. Nagu meil ei ole sellist juhtide layerid, kes nagu nad ainult tegeleks võib-olla inimeste juhtimisega, et süksid rolle meil veel täna ei ole. Ja meil ei ole ka ambitsiooni nagu seda tekitada, et see nagu tihtipeale tekitab sükest kus see on tegevuste tõlkimise teenus sinna vahele, kus on tihtipeale kus on nagu telefonimäng, et ühed selgitavad ühele inimesele ja tema selgitab edasi ja tagasi ja siis läheb informatsioon kaduma ja kõik läheb aeglaseks, et me üritame anda inimestele hästi palju nagu vastutust omas valdkonnas ja siis nendel on võimalus nagu aru saada, mida nad teevad, miks nad teevad, päriselt teha seda asja ja siis vaadata nagu tulemust, et see annab inimestele ühelt poolt nagu hea tagasisida, et sa nagu teed ja sa aru, mis sa nagu päriselt teed, aga teiselt poolt ka seda, et nagu vähem sükest mõttetut jauramist, et sa saad päris tööd teha. Aga teil on ikkagi selline tugev juhtimisstruktuur, et see on keskastme juhid, mingid valdkondade juhid või kuidas see struktuur teil välja näeb? Meil on, selles suhtes, et meil on isegi seaduslikult väga selgelt mingid nagu ametirollid, et kuna me oleme väga reguleeritud ettevõtte erinevates riikides, siis meil on mingid rollid on täitsa nagu seadusest ette kirjutatud, aga meie juhid tegelevad ka hästi palju sellega, et meie nagu inimesed oleks nagu väga tugevad, et nagu nende nagu karjääri areng nagu liiguks kiiresti edasi, et täna on meeletult hea viis seda teha, sest ettevõte ei ole staatiline, vaid ettevõte me kasvasime eelmine aasta 7 korda ja liikusime hästi palju erinevatest riikidest, see tähendab, kõik inimesed kogu aeg peavad õppima ja see õppimine annab ka nagu päris hea viisi tegelikult nagu enesearengut teostada läbi selle. Mis see kõige suuremad väljakutsed on olnud erinevates riikides juhtida organisatsiooni, et kui sa ütlesid 22 erinevat riiki, igalühel veidi erinev kultuur, on see olnud problemaatiline, on see mingid väljakutsed olnud? Kui sa ehitad toodet, mis peaks toimima siis väga paljudes erinevates riikides, kultuurides, siis sa pead ka ehitama ettevõtte, mis opereerib sisemiselt väga palju erinevates riikides ja kultuurides. See kohalik inimene vaatab sinu asja ja ütleb, et põhimõtteliselt on kõik olemas, aga mingid nüansid nagu ei toimi ja sa ei saa aru sellest, ja tihtipeale nüansid on nii peidus ka, et sa isegi ei oska võib-olla mõelda selle peale. Meil on naisinvestorite üritus järgmine nädal, mis eile läks kuulutus välja, täna hommikuks nagu pauh välja müüdud. Kuidas nemad investeerivad, mis on mured võib-olla nagu naistel, mis mured on meestel, mis on mured on noortel, mis on vanadel ja seda kõike siis nagu kõikides eri riikides, et sul peavad olema inimesed nendest erinevatest rollidest, kes saavad aru, et siis ongi, et meil on siin erinevad prantslased ja soomlased. Palju teil need rahvused siin kokku on Lightyearis? Ma isegi ei oska öelda, päris palju, et meil on niisugune pool Euroopat on ikka esindatud, et see on väga-väga kasulik, sest nad toovadki selle teadmise nagu aru saama sulle sisse lõpuks. Ma just mõtlen nüüd, kui sa oled näinud erinevaid kultuure ja kogemusi investeerimisega Euroopa riikides, kuidas sa nagu Eesti inimeste rahateadlikkust hindad võrreldes võib-olla teiste riikidega? On see nagu parem? On see... Eesti on päris unikaalses kohas, et esiteks me tuleme nagu nullist mõnikümmend aastat tagasi, aga samas meil on hästi tugev investorite kultuur, ehk siis nagu tänusõnad siin erinevatele Eesti investor community'te eestvedajatele, investor Toomas on siin, täna on see OTR klubi, hästi palju Kristi Saare, et need on tekitanud nagu fooni, kus investeerimine ei ole ainult mingite
väga teadjad rikkurite pärismaa, vaid see nagu normaalsed inimesed saavad sellega tegutseda ja see normaliseerumine on nagu hästi oluline, et sul peavad olema eeskujud, sul peavad olema inimesed, kes nagu räägivad sinu keeles, et mis nagu võrdluseks, et tihtipeale me lähme mingisse teisi riiki ja siis me näeme, et seal on siuke YouTube stiil, kus öeldakse ainult, et siin investeeri Teslasse, siis läheb üles. Et see on hästi võib-olla riskantseid suundi ja nii edasi. See Eestis esimene asi, mis sul tavaliselt öeldakse, siis maksame nagu võlad ära ja siis pane pension täis ja nii edasi, mis on nagu hästi mõistlik. See teadlikkus on ikkagi kõrgem kui paljudes teistes riikides. Ja see on meeletult nagu hea, sest see on see, mis tekitab pikaajalise investori lõpuks. Kui palju sa ise täna investeerid väljaspoole Lightyeari, et ma saan aru, põhifookus on selle Lightyeari kasvatamine ja selles ärisse panustamine, aga sa investeerid ise ka väljaspool seda ettevõtet? Ma investeerin Lightyeari kaudu enamuse oma investeeringuid, et ma olen hästi siuke nagu stabiilne investor, et ma väga regulaarselt ostan ETF ja mulle meeldivad tehnoloogiaaktsiad ja võib-olla Nasdaq 100 ja mingi siukene suund on väga palju. Ja siis seal ümber on mingid pudinad, kas erinevad startup investeeringud, mis, aga need on nagu pigem väiksema mahulised. Nii et sellised pabervarad on su lemmikvaraklass, kuhu sa investeerid? Mulle meeldib nagu natukene nagu hajutada seda, et ühelt poolt sul on Lightyear, kes on nagu suur vara, aga see on see, kuhu ma nagu maja panen ja siis see, kuhu ma aega ei pane, mulle meeldib pigem siuksed likviidsed pikaajalised investeeringud.